tuleb selline jutustamise vlog, vaatame millise nurga alt siis on isegi ägedam ja parem seda kõike teha. Vaatame veel mingid nurkas. Vahel ma teen selle koha peal ja see on päris hea. Enne kui puhkajad tulevad, on siis jälle võimalus mul teha üks mõnus vlog teieni tuua. Ülivinge, ma olen juba ammu mõelnud, et ma teen selle ära, aga kui sa näed internetis ajalehes, et Pärnu Postimees on teinud sinust loo, aga nüüd füüsiliselt on see päriselt minu käes Pärnu Postimees, naeratuse miljonäri õnnelik elu. Maarja Holter otsustas 11 aasta eest, et hakkab õnnelikuks ja on seda elu lõpuni. Minu vlog siis tuleb sellest, loen ette teile midagi siit, mida siis on päriselt sõna-sõnalt kirjutatud minu enda elust. See, kes siis mind intervjueeris, ta pani käima diktafoni ja ta on sõna-sõnalt võtnud minu teksti siia toonud. Siis, kui ma selle füüsiliselt kätte sain, siis ma nagu tegin niimoodi. Kui ma avasin selle, naeratuse miljonär Maarja Holter, iga päev on palgapäev. Kust nad võtsid selle pealkirja? Ma räägin sulle selle lahti. Mäletate, kui ma olin Volt Kuller, siis ma ütlesin, iga päev on pidupäev, õnnelik olemise päev, palgapäev ja mis asja, külluse päev ja kogu aeg ma tänaval seda ju rääkisin. See ei ole minu sees ju kuhugile kadunud ja siis võtta selline pealkiri, iga päev on palgapäev, veidikele nagu hirmutab appi, mis tähendab, iga päev on palgapäev. Mine korja endal põõsast vaarikaid, peotäis vaarikaid, pista see endale suhu ja ütleb keha sulle aitäh, aitäh. Nii, ja siis ma vaatan neid pilte. Ma räägin natukene, kui ajakirjanik tuli, siis ma viskasin ruttu kleidi selga. See kleit on mul olnud juba aastast aastasse, ma arvan 7 juba. Siis ma vaatan purgimütsid ilusti pildile saanud. Siin olen naine, olen seksikas, kas see lugu on siia jõudnud. Ma tõin välja 1, 2, 3, 4, mingi 10 raamatut või mis mõttes raamatut märkmikku, kuhu ma olen siis kirjutanud oma visualiseerimisi ja poole soovimisi. Ma olin kirjutanud sinna, kuidas ma lahti lasen millestki ja siis kuidas ma olen saavutanud kogu seda teekonda, kuhu ma täna olen jõudnud. Võtame siis lihtsalt kuskilt lahti, loen teile ette ja kui sina füüsiliselt tahad seda ajalehte näha ja täpselt seda artiklit ka lugeda, siis ma mõtlesin, et ma raamin selle tulevikus ära. Täna näete, et ta ei ole veel raami vahele jõudnud, aga Annika Auväärt on siis teinud minust imelise loo, kus siis Ikla piiri ääres Uue-Jaani turismitalu perenaine, 41-aastane Maarja Holter otsustas 11 aasta eest, et pärast aastaid mustast august olemist hakkab ta õnnelikuks ja on seda oma elupäevade lõpuni. Mustast august olemist tähendab seda, et mul oli 7 kehavalu. Ma olin imelises suhtes. Ma ütlen, et ausõna, iga asi on pihta õpetuseks ja see artikkel toob välja selle, et ma ei taha elada oma kehavaludega. Ma ei osanud ei maha laadida ega peale laadida. Ma ei osanud siis ka soovida üle 11 aasta tagasi. Siis ma arvasin, et see ongi pereelu, kui sul on kõik mõnusasti olemas ja kus sa käid päevast päeva hommikust õhtuni tööl ja kui sa hakkad midagi uut ja midagi vägevat looma, siis see lihtsalt ei õnnestu sul ja mõtlesin, et asi on kõigis teistes, mitte minus. Aga siis, kui mul jõudis kohale, et asi on minus ja kui kõik on välja mõeldav ja kõik on nagu küsitav ja tahetav ja päriselt õnnestub ja kui see hakkas nagu mingid üksikud asjad hakkasid õnnestuma, siis ma otsustasin hakata õnnelikuks. Ja läbi selle olen ma kirjutanud nii palju, et täna ma juba koostan oma esimest raamatut. See on siis Naeratuse miljonär esimene raamat. Naeratuse miljonäri esimene raamat. Vaatame, kuidas see pealkiri veel siit kõlama hakkab. Aga mis me siin veel? Nii, vaatame, mis siin veel on. Ma ei loe teile kogu artiklit, aga jaa. Ma olen see, kes ma olen, kui tahan, teen keset tänavat hundiratast ja kukerpalli. Ma teen täpselt neid tegevusi, mis mulle meeldib ja kui ma teen tegevusi, mis mulle meeldib, siis see ju tegelikult rikastab minu maailma. Kui ma teen tegevusi, mis mulle ei meeldi, võtan ma ära kelleltki teiselt tegevuse, millest tema
võib-olla täna just kõige parem ja osavam. Ma toetun oma tugevustele, osavustele, oma teadliku elu valikutele. Ma toetun täna väga ägedatele nagu aluspindadele, milles olen mina täna hea. Just seda ma teen veel ja veel ja veel. Siis ma tunnen ennast täisväärtuslikumana, sellepärast, et ma olen seda väärt. Ja kui sa selle teekonna avastad, milles sina oled täna hea, siis ma usu mind, siis sa saad ka mega õnnelikuks siis, kui sa avastad, et sinust on võimalik kirjutada lugu. Nii põnev, ma tahaksin praegu leida selle artiklit, ma loen tegelikult ka esimest korda koos teiega, aga otsast lõpuni ma seda siit ei loe. Aga ma näen praegu, olen naine, olen õnnelik, olen seksikas. Jaa. Ma tegin kunagi kükke, mul oli seina peal siis selline sedel, mis on siin pildi peal täielikult näha. Olen naine, liblikad on ka siis kõhus, kui teen õiget asja. Me oleme tihtilugu arvanud, et me teeme siis seda tegevust. Ma olen nüüd armunud sellesse mehesse, aga kõigepealt tuleb armuda iseendasse ja siis elusse ja usu mind, oled sa armunud ka sellesse mehesse, kui sa leiad tema selle õige ja kõikidesse tegevustesse armuda nagu liblikad on kõhus ja kui ma selle saladuse üles leidsin enda sees, siis ma tundsin, et ma olen nii äge ja siis ma tegin kükke. Ma olen sensuaalne, olen seksikas, olen kirglik, olen elurõõmus, olen vapustav, olen imeline, olen nooruslik, olen elegantne, olen mis asi ei loe väljagi, olen stiilne, olen graatsiline ja siis samal ajal ma tegin nagu kükke. Ma mäletan, ma polegi ammu teinud sellepärast, et need sõnumid jõudsid mulle nagu kohale, mida rohkem sa endale räägid need positiivsed laused, mida rohkem sa tegeled iseendaga, mida rohkem sa võtad aega iseendale, seda rohkem sa hakkad uskuma iseendasse. See on nii võimas. Nii mõnus. Punasest vaibast tuleb siin nagu juttu, et kuule, kas siin praegu maas olev punane vaip on ka siis, kui sa käisid igal pool ringi. Ma ütlesin, ei, mul on neid vaipu mitu ja enamus kohtades on tegelikult punased vaibad juba olemas. Nii võimas. Nii me saime selle naiste jutu teile räägitud. Kuule, kas inimesed arvavad sinust tihti niimoodi, et sa oled joonud? Ma olen täiega õnnest joomastanud elu ja ma olen elujanuline ja ma naudin igat oma päeva. Kui ma ei naudi oma igat päeva, siis järelikult ma pean ruttu ennast kokku võtma, sellepärast, et see kõik on meie teha. Kas ma naudin või ei naudi? Ema on pidanud oma sõbrannadele palju selgitama, et Maarja otsustas õnnelikuks hakata. Tihti tuli minu emale telefonikõnesid, et kuule, mis ta teeb seal televiisoris, mis ta teeb seal või seal. Siis ema lihtsalt, ma ei tea, hakkas õnnelikuks, hakkas julgeks ja elame talle lihtsalt täna kaasa. See, mis ta teeb ülimalt head asja. Ma näen, et pildi all on kirjutatud taaskasutusena valmivaid purgimütse on Maarja teinud juba 17 aastat. Teate, et see Annika Auväärt on teinud kuskil, ma ei tea, 10 või 13 aastat tagasi ka minust lood Tartus, kui ma müüsin mingi kevadlaadal või kuskil purgimütse, nii et ta leidis ka mind sealt ülesse. Tema jaoks oli teine artikkel ja nii suurelt võimas, et mul ei ole ainult purgimütsid, mul on selgendusseansid, mul on võimalus pakkuda sulle majutust, ma teen toitlustust ja juba homme ja ülehomme on meil hommikusöögid ja siis tuleb lastelaager, kus me teeme ka ise toidud. Laatadel ma enam väga ei käi, see sai ilusti siia peale ja ma mäletan ka seda, siin ongi see, olen staarrahva seas. Mina ütlesin, vaadake, et te selle artikli kirjutate nii, nagu mina olen siia audiosse teile rääkinud, sest minu fännid teavad minu elust väga palju ja kui te midagi hakkate siin muutma, siis nad lihtsalt teid ei usu. Sedasi,
tulge õueni tallu Iklasse, seda saab siin lugeda koha peal ja digilehes kindlasti see ilmus välja 13 juuli. Füüsiliselt on see leht siin, ma pole kunagi olnud niimoodi lehes, kus siis tõesti üle 2 lehe on minust lugu 11 aastat kokku võetud. Aitäh, et oled olemas siin Naeratuse miljonäri YouTube'i kanalil. Ma olen nagu ülitänulik. Treilerit seekord ei tule, läheb täna kohe otse originaalselt üles ja muidugi jälgi follow mind ja jälgi ka erinevatest muudest kanalitest, kust kohtades siis TikTokis saab varsti 10 000 jälgijat täis. Siin on üle 122, võib-olla juba. Nii, ja nüüd lähme Facebooki. Facebookis on üle 2000 inimese ja Instagramis hakkab täituma minu fänglaab juba peaaegu 1000. Seal on 800 millegiga, 860, kui ma ei eksi. Jätkame rõõmu õnne sära külvamist siis sotsiaalmeediakanalites. Originaalselt näete mind siin talualal või siis erinevatel sündmustel ja sügise poole kindlasti reisimaailmas siis videovahendusel. Tšau, paka, näeme siin ja seal. Aitäh, et oled minuga.